Jätkame siis ja järgmiseks ohuteavitustest juttu. Hoiatussüsteemid siiski, jah. Ohuteavitused on meil täna küll selline läbiv teema küll meediaruumis, aga meie räägime siin hoiatussüsteemidest. Ja sellest, et kuidas hoiatus ei ole lihtsalt teade, vaid oluline otsustustugi. Järgmine esineja tutvustab meile, kuidas arendatakse Eestis hoiatussüsteemi niimoodi, et need aitaks paremini riske hinnata ja tegutseda enne, kui ohust saab kahju. Ja teie ees on Juhani Hint ja tema siis Keskkonnaagentuuri esindaja. Palun, Juhani. Jah, aitäh. Mina siis Juhani Keskkonnaagentuurist ja räägime siis, mis meil on töös, mis meil on plaanis seoses hoiatussüsteemidega, et ennetada siis kahju, mis võib tekkida üleujutustest. Ja tõepoolest, selline projekt meil käimas on, logo siin seina peal, kus me siis erinevaid tegevusi teeme. Täna mina keskendun erinevatele süsteemidele ja siis nendega seotud arendustele, mida me teeme siis nii koos oma heade partneritega kui ka majasiseselt. Aga see teema on palju laiem. Üks asi juhin tähelepanu, meie näitus on siin üleval, kus on sellised fotod siis üleujutussündmustest, mis võib-olla meenutab seda, et tegelikult vesi meil aeg-ajalt nii-öelda külas käib ja meile tegelikult liiga teeb. Ja siis räägin meie hoiatussüsteemidest võib-olla natuke laiemalt ja siis hüdroloogiaga seotud hoiatusteenuste ja mudelite ja arendusest. Aga kõigepealt on see, et kõik see toimub ikkagi nii-öelda määratletud alustel, ehk nii-öelda kui me oleme siis nagu tavaolukorras, siis on Keskkonnaagentuurile pandud ülesanne hüdroloogiliste ja meteoroloogiliste nagu varase hoiatuse ja süsteemide siis töös hoidmine, hoiatuste koostamine, nende kättesaadavaks tegemine, et see on kõik selline raam siis tavaolukorras tegutsemiseks. Eks see on kõik see, mida me näeme igapäevaselt nii-öelda meteoroloogia ilmaennustusi ja siis ka hoiatusi. Siis aeg-ajalt on hädaolukorrad ja selle jaoks siis on hädaolukorra lahendamise plaan, mis muidugi käsitleb laiemalt kõiki hädaolukordi, aga meie siis oleme Päästeameti poolt juhitava hädaolukorra plaanis ja siis meie nii-öelda teemaks on üleujutus tiheasustusalal. Ehk kui kuskil vesi on tulemas, siis meie ülesanne on neid prognoose koostada läbi kontaktisikute, see info liigub. Ja veel võib-olla siis täna on ka nii-öelda määratletud need veetaseme piirid merealadel, mille kohta siis hoiatusi väljastatakse. Veetaseme tõusu kohta on 3 taset, madala veetaseme kohta ainult esimene tase, mida me siin nägime siis veebruaris, kui praamiliiklus oli häiritud madala veetaseme tõstus. Ja siis koostöö Päästeameti ja kogu selle nii-öelda ahelas siis on meie ülesanne varustada prognoosidega siis Päästeametit ja siis hinnata siis, mis on nagu need järgmised stsenaariumid, kas see olukord eskaleerub, kas ta hakkab tagasi tõmbama. Ja valdkonnad on siis üleujutatud alad ja piirkonnad, ehk nii-öelda see on see, mida me siis saame hinnata. Ja ka näiteks rannaniidud ehk nii-öelda, kus ka kariloomad on ohus, et sellised hoiatused meie poolt siis liiguvad. Aga nüüd siis natukene täpsemalt, et projekti käigus
on mõned asjad valmis saanud ja üks nendest on siis hoiatuste süsteem, kes jälgib ilmateenistuse lehel meie hoiatusi, siis on märganud, et veebruari algusest on seal muudatus, ehk kui seal varem oli ainult nii-öelda ühe päeva hoiatused või me nimetasime neid siis aktiivseteks hoiatusteks, siis nüüd on, et täna juba siis tänane päev pluss siis 4 päeva ette. Ehk eesmärk on just nimelt see, et kui mingi sündmus hakkab kätte jõudma, et inimesed saaksid varem valmis olla ja kindlasti on see ka väga palju seotud inimeste enda tegevuste planeerimisega, et kui on vaja sõita kuskile, teha midagi, siis on tegelikult hea vaadata, mis tulemas on. Et siis see põhiline muudatus oligi nii-öelda päevade pikkus, päevade arv, ehk nii-öelda me hoiatame täna siis pikemalt ette ja ka detailsus täna varem oli nii-öelda maakonnapõhine, siis praegu on ta nii-öelda valla keskne. Ja siin arendused veel käivad, et Ilm Pluss äpis, mida ma usun kõik kasutavad, et kes ei kasuta veel, siis väga soovitan, sest Ilm Pluss äpis on üks eelis kõikide teiste ilma äppidega on see, et seal on just nimelt need hoiatused sees, et mis väljastatakse siis nii-öelda Keskkonnaagentuuri poolt ja kehtivad siis Eesti kohta. Et see on üks põhjus, miks seda kasutada. Nii, aga räägime äkksadudest natuke täna, et tänane olukord on tegelikult selline, et kui põhiliselt siis suveperioodil need ilmastikutingimused sellised on, et on konjunktiivsete sademete tekkimise oht, siis väljastatakse hoiatus selline, mis on nagu pigem üldsõnaline, et on äkksadude võimalus siis kuskil Eesti piirkonnas. Et tahame siit teha nagu sammu edasi, minna täpsemaks, see on meie majasisene arendus ja siin selle pildi peal on siis kokku liidetud nii-öelda pilvedes peituv vihma potentsiaal tunni aja jooksul erineval skaalal. Täna me seda majasiseselt katsetame, oleme olukordi valideerinud põhiliselt läbi sotsiaalmeedia, mis töötab tegelikult üllatavalt hästi, ehk siin on sellel päeval näiteks oli selles piirkonnas, kus see liikus, ta jõudis lõpuks ka Tartusse, siis oli võimalik leida Facebookist neid pilte, kus nii-öelda siis sündmus sai nagu kinnitus, et tegelikult päriselt ka sadas, see tegelikult on ainult prognoosin. Ja kuidas ta tulevikus välja võiks näha, et plaan on meil siis kaardistada need äkksadudest mõjutatud alad, ohualad siis tiheasustuspiirkondades ja siin on üks siis tuleviku näide sellest, et kui Tallinnas on mitu piirkonna, siis need on piirkonna tähised, siis on võimalus väljastada siis teatud tõenäosusega, et mis see nii-öelda sademete hulk seal siis vastab, siin on värv tähistab siis sademete hulka, et mis seal siis piirkonnas võiks toimuda. Et hoiatamisega seoses on siin üks erisus, kui sellised 2-3-4 päeva ette antavad hoiatused on nagu võimalikud, siis äkksadude puhul on see periood praegu maksimum pool tundi ja selline tavaline hoiatussüsteem, mille puhul väljastatakse siis kõik muude nähtushoiatused, see ilmselt ei tööta ja see ei ole ka nii-öelda inimestele nagu kättesaadav, et mõtleme selle nimel, et kuidas saavad inimesel omale neid hoiatusi ja üks variant on kaalumisel, küll nagu planeerimisel, mõtlemisel, ka selle tänase sündmuse puhul inimesed oli olukord ja inimesed said omale siis nagu teavituse, et kasutada ka sellised võimalused, et inimesed saavad ennast siis registreerida konkreetsele piirkonnale ja kui seal piirkonnas peaks tekkima nii-öelda äkksaju oht, siis saavad selle kohta teate, ja saavad midagi siis ette võtta, on aknad lahti unustatud ja muud ja muidugi ka olenevalt siis saju kogusest linna kohalikud omavalitsused saavad siis nagu reageerida, kas siis taristut päästa, tänavaid kinni panna, et sillaalused ja muud kohad ei oleks siis sõidetavad, eks nii-öelda meediast nähtud pildid, kus ikkagi
vesi on sügav, autodega sõidetakse sinna sisse, et võib-olla õnnestub selliseid olukordi siis ennetada ja panna sinna üles märgid. Siis merega seotud asjad. Et samamoodi prognoosi pikendamine selle jaoks, et me saaksime selle info võimalikult vara, näeksime neid tõusvat merevett vara ja saaksime siis ka vastavat hoiatusi väljastada, siis samamoodi 3-4 päevaks, nii nagu nad tekivad, ehk see eesmärk siis on see, et kui küsisin meie synoptikute käest siis pildi 2005. aastast, et see on tegelikult tagantjärgi tehtud graafik, et sellel päeval nii oli, et siis meie eesmärk praegu on midagi sarnast teha siis tuleviku jaoks, et on võimalik hinnata, mis siis see veetase saab olema erinevates punktides. Ja seda teeme siis koostöös TalTechiga, kellel samamoodi siis on nii-öelda merejaamad ja ka meie siis rannikujaamad, et see info liigub ka siis nii-öelda projekti raames ühe tööna liigub kõik keskselt siis Läänemere mudelisse ja selle põhjalt siis prognoose väljastatakse. Nii, siseveed. Et täna meil on siis selline graafik meie ilmateenistuse lehel ja see on siis Euroopa üleujutuste häiresüsteemi EFASE baasil tehtud, ta on küll Eesti andmetega kalibreeritud, kuid meie eesmärk on nii-öelda siis selliseid hoiatuskohti ja neid hüdromeetriajaamu defineerida ka sellistesse kohtadesse, kus meil jaama ei ole ja selle jaoks me vajame siis eraldi mudelit, me vajame siis selle jaoks nii-öelda veel täpsemaid andmeid ja see on praegu siis töös, näide on, et siin me teeme koostööd meie pikaajalise partneriga hüdroloogiliste andmete süsteemiga, maailmas üks juhtivaid on Kisters ja teine siis on Rootsi hüdrometeoroloogia instituut, kelle siis spetsialistid aitavad seda meil üles panna ja juurutada. Tegemist on siis vabavaralise mudeliga, mida me saame ka pärast ise vastavalt oma vajadustele edasi arendada. Et kaugseire ehk nii-öelda, see on nüüd see koht, kus me oleme olukorras, kus üleujutused tekivad ka seal, kus me tegelikult neid ei oota, ka seal, kus tegelikult meil ei ole võib-olla ka ajaloolist kogemust nii palju, just nimelt hoiatamise koha pealt, ja siis nii-öelda meil ei ole seal maapealset seirevõrku ja me tegelikult ei näe neid nii-öelda olukordade eskaleerumisi, ehk siis siin tuleb appi meile kaugseire. Ja siin on siis üks konkreetne näide siis Surjust, kus meil täpselt see olukord oligi, kus mitte meie ei hoiatanud, et veedatud tuleb, vaid me saime teada, et seal nüüd vesi on. Ja tegelikult see on see, mida me tahame vältida kõikide nende süsteemidega, et me oleksime esimesed, kes seda näevad, just nimelt, et igasugust kahju tekkimist ja ohtu inimestele ennetada. Ja siis, mis meil täna olemas on selle jaoks, meil on olemas selline satelliidi lahendus, siis Sentieli on selle asja nimi, aga sealt tema siis tuvastab nii-öelda piirkonnad, kus vesi on väljaspool veekogu tekkinud. Vastavalt siis ülelendudele ja nii-öelda iga kord siis see kaart uueneb, sellest on palju abi, ta ei ole prognoosmudel, ta näitab nagu hetke olukorda ja siis idee või mõte meil selle taga oli, et kas me saaksime kuidagi läbi kõrgusmudeli prognoosida, et kuhu siit tegelikult see vesi veel minna võib ja siis vastavalt sellega vaadata, mida ta võib veel ohustada, ehk siis nii-öelda kombineerida kaks nagu siis erinevat kaardirakendust ja siis TalTechi abiga tegime pilootprojekti selle sama Surju näite põhjal ja tegelikult jõudsime sinna, et juhul kui meil oleks see süsteem olnud olemas sellel ajal, siis sellest abi oleks olnud. Ja siin on siis näha siis nii-öelda
händmetoodika, mis siis need alad, mis on tuvastatud satelliitidega, siis sealt ta arvutab vastavalt siis kõrgusmudelile, et kuhu et kui seal vesi on, siis kuhu ta veel võiks jõuda ja vastavalt värvidele siis nii-öelda heledamaks läheb see ka nii-öelda näitab seda nagu tõenäosust, et seal vesi on. Siin oli ka meil droonikaardistus, ehk selles mõttes saime valideerida ka päris eluga ja tegelikult üsna täpselt need ära näitas meile, need kohad, kus see vesi võib olla ja siin on siis toodud veel lisaks ka nagu lisajõgedel punase värviga see, kus tõenäosus on madal, et midagi võib olla. Et see on siis meie plaan ja plaan on tegelikult ka nii-öelda teha siit järgine samm, et kui meil on ka hüdroloogiline prognoosmudel juurutatud ja kasutusele võetud, et sellisel juhul, kui kombineerida need andmed siis hüdroloogilise prognoosmudeliga, mis sisaldab siis ka meteo ehk siis põhiliselt sademetega seotud andmeid, saame ka võib-olla sellest tekitada teatud sorti prognoosmudeli, aga need kõik on nagu pilootprojektid, esimene on tegelikult edukas. Selliste näidete puhul meil oli seal oli veel teine ala ka, mis oli Tamula järve puhul. Tamula järve puhul see nii ilusti välja ei joonistunud, aga selliste nagu jõgede ja selle puhul, Surju näite puhul ta töötas väga hästi. Siis kokkuvõtteks on see, et need arendused, nagu ka jutuks oli, on siis põhiliselt selleks, et ennetada ja pakkuda siis informatsiooni nii avalikkusele kui ka siis asutustele, kes hädaolukorda juhivad, kui olukord läheb nagu tõsiseks, aga siis samamoodi VMO soovitused ja ka meie plaanid on siis edasiste arendustega liituda sinna, et me suudaksime prognoosida ka seda mõju ja see on juba iseenesest palju keerulisem ülesanne, sest see tähendab ka, et me nagu ainult meteoroloogilisi andmeid, vaid ka teiste valdkondade andmeid peame omavahel siduma, sest näiteks 25 meetrit sekundis tuult Saaremaal ja kuskil Võrumaal on tegelikult väga erineva mõjuga, just nimelt sellepärast, et puud on treenitud, et kui on nad kasvanud, need puud siis pidevates tuultes, siis nende juured on nagu tugevamad ja nad nagu püsivad ja kus neid tuuli nii palju pole olnud, siis seal nad ei ole nii tugevad ja sõltub ka palju kindlasti mullastikust ja muudest tingimustest. Et see on kindlasti nagu väljakutse, aga ei ole me siin tegemas midagi sellist, mida varem tehtud ei oleks. Ja on kindlasti ka meie naabritelt palju õppida. Ja siis hea hoiatussüsteem peaks tagama võimaluse tegutseda enne, kui ohust saab kahju, ehk nagu seal oli selle meremudeli ja Pärnu pildi peal, et seal oli 2 autot, mis olid vees, et siis meie eesmärk on vähemalt, et nendel auto omanikel oleks olnud see info varasemalt piisavalt, et nad oleksid tahte korral saanud oma autot sealt ära viia ja seda kahju siis ei oleks neile tekkinud. Ma ei tea, kas ma olen punases või rohelises, kui punased numbrid on miinuses või. Aga igatahes ma olen lõpetanud ja aitäh teile. Aitäh, Juhani. Ja punases on vahel ka okei olla. Okei, selge. Küsimused saalist ja tuletan siinkohal meelde, et slido.com on see koht, kus veebi vahendusel ka küsimusi saab esitada. Sisesta märksõna parool Meteo26 ja mina saan sinu küsimuse ette lugeda. Aga kõigepealt, kas saalis on hoiatussüsteemide kohta Juhanile küsimusi? Ega siis küsin mina ise, küsimata ei jää ju. Kuidas siis tagada, et hoiatus oleks päriselt ka kasutatav, mitte lihtsalt informatiivne? See on nagu mitu aspekti. Kindlasti üks on kommunikatsioon ja need kanalid,
et kui hoiatatakse, siis on päris oht, et ei tekiks seda, et kui hoiatus on väljastatud ja tegelikult olukorda ei tule, et siis kaotab ta järgmisel korral, kui see oht võib-olla on päris, siis ta kaotab oma mõju inimestele, ja teine on siis see, et ta oleks ikkagi võimalikult täpne, põhineks siis nii-öelda andmetel, mudelitel ja see on, ma arvan, need on kaks kõige olulisemat aspekti. Mõned kohad tulid ettekandest välja ka, aga veel ülevaatlikult, mis on siis praegu hoiatussüsteemide arendamisel Eestis need kõige suuremad riskikohad, murekohad? Ma ütleks kõigepealt võib-olla seda, et on võimalik asju teha, sest tehnoloogia areneb, me saame neid kasutusele võtta ja ma usun, et võib-olla see kõige olulisem on just nimelt see, nagu kui me räägime hädaolukorrast, siis see töö nagu erinevate asutustele, et see info jõuaks õigeaegselt õigesse kohta, õigete inimesteni ja saaks rakendada õiged meetmed. Ja teisest küljest siis see, kui me räägime avalikkusest, siis et inimesed nii-öelda oleksid teadlikud nii-öelda ka sellest, kuidas nad oma vara hoiavad, kus nad oma vara hoiavad, et kui sellised hoiatused tulevad, et neil oleks võimalus selle reageerida. Ma saan muidugi aru, et ega meil üleliia tihti selliseid olukordi tegelikult ju ei ole, õnneks veel, on ju. Aga nagu me siin kliimateadlased enne rääkisid, siis kui paljud asjad ei olnud väga kindlad, siis üks oli kindel, et sademete hulk kasvab, on ju, et suure tõenäosusega me tulevikus näeme neid olukordi rohkem, kus vesi meile ohtlikuks saab, et selline inimeste teadlikkus, mis on ka üks meie siis projekti nagu osa, et seda inimeste teadlust nagu tõsta ja me erinevaid konverentsi ja teavitusüritusi ja ka see näitus tegelikult seda eesmärki täidab, et see teadlikkus inimestes kasvaks. Kiirelt, ega vahepeal saalis ei ole tekkinud mõtteid, siis veebis on ka üks küsimus Juhanile. Kui esineb mitu ohtlikku nähtust korraga, kuidas siis hoiatusi antakse, kas kõigi kohta eraldi teavitus? Ja siis antakse iga nähtuse kohta eraldi teavitus ja kui on erineva tasemega, siis nii-öelda kuvatakse seda kõige kõrgemat taset kaardi peal ja siis inimesel, kui ta sinna liigub kaardi peale, siis ta neid erinevaid nähtusi ka näeb. Tuul, vihmad, temperatuurid, et need kuvatakse eraldi. Veel üks selline lihtinimese vaates, mina olen tavapäraselt iPhone'i kasutaja ja ma viimasel ajal näen, et hommikul ärkan ja telefon juba ütleb, et kollane teavitus või hoiatus siis, ja? Ja vaatan aknast välja, ma ei tea, ei paista midagi väga kollast, et tavaline tuul, mis meil siin Eestimaal ikka on, et kuivõrd on, kas see on nüüd võib-olla ka tehniline küsimus, et kuivõrd meie enda hoiatussüsteemid on nüüd seotud nende suurte gigantide operaatoritega ja kuivõrd need omavahel siis vastavuses ka on? Ja kõik meie Eesti territooriumi kohta väljastatud hoiatused lähevad ka meteoalarm.com lehele, et sealt tegelikult on võimalus ka kõigil neid jälgida, see täpsus pole seal selline, pole nagu nii-öelda konkreetne, kui ta nagu meie nagu kaartide puhul on, see kaardirakendus võib-olla ei ole seal kõige ülevaatim, aga sellest ta katab tegelikult terve Euroopa ja rohkemgi. Aga ma mõtlen, et see on üks selline nähtus, mis ei ole seotud kuidagi nagu ainult hoiatamistega, aga see on see, et infot erinevate asjade kohta on väga-väga palju. Et kindlasti tasuks usaldada siis Keskkonnaagentuuri hoiatusi ja infot selle kohta, sest see on nii-öelda valideeritud, me oleme selle jaoks meie põhi nagu töö, aga üldiselt ilma info on vabalt kättesaadav kõigile, et tänaste vahenditega väga lihtne sinna peale erinevaid rakendusi ehitada. Et see kindlasti tekitab väga palju infomüra ja ma arvan, see võib olla üks nagu näide sellest, et just ongi see, et kui sa täna vaatad, et on kollane, homme on kollane, ülehomme on kollane, justkui midagi ei ole, siis pärast sa nagu harjud ära sellega, kui ühel hetkel on see päris olukord, siis seda ei ole. Et ma soovitan siin ikkagi nii-öelda pöörduda selliste ametlike allikate poole, milleks on tegelikult Keskkonnaagentuuri hoiatused ilma info. Suurepärane, selge pilt. Aitäh, Juhani! Jah,